raamatusõbrad. Mina olen Indrek Kohv ja nagu me siiamaani oleme kohtunud igal reedel, nii ka täna, olen ma siin teie seas, et lugeda teile ette väikene lõigukene ühest, ma ütleksin, väga mõnusast, suvisest, naljakast lasteraamatust. See on Narine Abgarjani Manjunja. Selle on vene keelest tõlkinud Ilona Martson, tõlket on toimetanud Ene Poll ja välja on raamatu andnud kirjastus Tänapäev. Ette tahan ma teile lugeda ühe lõigu selle raamatu sissejuhatusest ja see lõigukene räägib meile sellest, kuidas jutustaja Narine saab tuttavaks peategelase Manjunjaga ja milles siis kõik algab. Meie loo peategelased ei suhelnud omavahel tükk aega, kuna neil polnud üksteise olemasolust aimugi. Kuid ükskord juhtus lugu, mis neid kord ja igavesti ühte liitis. See oli 1979. aastal. Oli tulemas võidupüha 34. aastapäev. Linna kultuurimajas kavandati järjekordset veteranide austamisüritust. Berdi muusikakooli kooril lasus vastutusrikas missioon ette kanda Sobolevi ja Muradelli Buchenwaldi häirekell. Koor tegi meeleheitlikult proovi, kuni hääled kähinal katkesid. Võrratu koorijuht Sergo Mihhailovitš kannatas lõputult, viimistledes passe, kes kurvastava järjekindlusega sissejuhatuses pool takti hiljaks jäid. Sergo Mihhailovitš mudis käsi ja halas, et selline Buchenwaldi häirekella esitus häbistab neid üle kogu linna ja karistuseks saadetakse koor laiali kus kurat. Koorilauljad läksid miskipärast tujust ära. Jõudis kätte X päev. Ja teate, mis ma ütlen? Esinemine oleks läinud korda, kui poleks olnud kaheastmelist pinki, millele lühikese vaheaja jooksul pidi ronima koorilauljate teine ja kolmas rida. Kõik kulges eeskujulikult. Laul kõlas ühtlaselt ja läbitunnetatult, bassid liitusid ootamatult õigel ajal, dirigeeriv Sergo Mihhailovitš viskles laval sellistes siksakkides, justkui jälitanuks teda kuri herilane. Hetke pidulikkus pani sipelgad koorilauljate seljal ühtlaselt sibama. Saal, olles alguses lasknud end koorijuhi kaootilisest liikumisest kaasa haarata, langes pateetilise häirekella kütkeisse ja jäi kuss. Mitte kusagilt polnud häda aimata, kuid äkki. Sõnade meiega kõnelevad paljurahvuselised kolonnid juures kuulis koor oma selja taga imelikku raksakat. Lauljate esirida ei julgenud end ümber pöörata, kuid taipas koorijuhi välja veninud näo järgi, et tagapool toimub midagi kohutavat. Esimene rida võpatas, kuid ei katkestanud stoiliselt laulmist ja lausete "Kas kuulete kõue kõma, see on kõu, mitte raju" ajal lagunes pink lauljate teise ja kolmanda rea all kolinal kokku ja lapsed sadasid alla. Hiljem panid veteranid imeks, kuidas küll nemad üsna kõrges eas inimesed ordenite ja medalite kolinal ühe hüppega viuhti üle kõrge lavapiirde põrutasid ja lastest koosnevat külakuhja lahti harutama läksid. Lauljad olid meeleheitel. Kõik said aru, et etteaste oli läbi kukkunud. Oli kurb ja ajas iiveldama ning vaikivad lapsed lahkusid riideid rapsides lava taha. Üks tüdruk, pikk ja kitsakas Narine, püüdis hambaid kokku pigistades tulutult välja ronida trullaka ja miskipärast niiske Maria alt, kes vaikse hiirena tema otsas lamas. Liiguta end veidi, sisistas Narine. Ei saa, niutsus Maria. Ma pissisin püksi. Hingakem siinkohal sügavalt sisse ja jäägem tõsiselt mõttesse. Kuna selleks, et kahe tüdruku vahel sünniks sõprus kogu ülejäänud eluks, läheb mõnikord lihtsalt tarvis, et üksteised täis pissiks. Vaat sellisel üsna omapärasel moel sõbrunesid Narine ja Manjunja ja pärast said sõpradeks nende pered. Manjunja on lugu kõigist pealinnast eemal asuvatest nõukaaja väikelinnadest ja nende elanikest. Sellest, kuidas inimesed oskasid kohutavale defitsiidile ja kõikvõimalikele piirangutele vaatamata elada ja elust rõõmu tunda.
Manjunja on raamat täiskasvanud lastele, neile, kes ka 13-selt ja 60-selt usuvad headusesse ja vaatavad naeratades tulevikku. Manjunja on minu lõpmatu armastuse avaldus kallitele lähedastele ja linnale, milles mul oli õnn sündida ja suureks saada. Head lugemist, armsad sõbrad. Ah jah, meie koori ei saadetudki laiali. Meile anti aukiri Buchenwaldi häirekella professionaalse esituse eest ja premeeriti piimakombinaadi külastusega. No ausõna, oleks parem laiali saatnud. Niisugune väike lõik sellest toredast, armsast Soojamaa Armeenia lapsepõlve raamatust. Aitäh, et saite aega läbi astuda, tulge teinekord jälle. See oli kohvikõrvane ja kuniks jaksu on, seniks igal reedel tuleb siia uus lõigukene uuest raamatust.